Guten Morgen. Olete jõudnud jälle minu YouTube'i kanalile. Uus video, Day in Life. Ei midagi uut. Oleme umbes 7 weeks out võistlustest. Võib-olla rohkem, kes teab. Ma isegi tean, millal mul esimesed võistlused on. Umbes 7. Täna on siis meil seljapäev, massaaž. Ja hetkel pole nagu plaanis midagi muud teha. Aga eks näis, vaatame jooksvalt. Õues on imeline ilm. Vaadake seda. Vaadake seda ilma. Keegi jalutab koeraga. Tere hommikust, maailm! Okei, aitas kuidas. Mul on fastad sammud, ehk siis tühja kõhuga sammud. Meil sai kodus kana otsa, nii et peame käima poes ostma kana. Sellega saan tehtud oma sammud, siis teeme hommikusöögi valmis ja hakkame sööma. Nii. Panin setupi püsti juba. Teloga filmin. Ja et teie ka näeksite, panen teid kuskile siia, siis loodan teile näha üldse midagi. Taas on ikka iga kord nii väsitav hommikul. Peaks ülegi vaatama, mis välja tuli, sest ma ei ole näinud seda. Täitsa võib isegi rahule jääda, ma arvan sellega, et kõige parem ta ei olnud, aga kõige hullem ka mitte. Loodan, et ta seisab ja ei kuku maha. Isiklikult väga palju kohvi ei joo. Mul on 3 korda nädalas tühja kõhuga sammud, ehk siis fasted cardio. Ja enne seda, kui ma hakkan tegema fasted cardiot, ma joon kohvi ja siis lähen kõndima. Ja nii kaua, kui ma kõnnin, siis tee peale võtan kaasa endaga EA, selle kokteili, mis ma olen teinud. Eelmises videos nägite seda. Point on selles ka, et meil ei ole kodus veekannu ja ma keedan vett poitis. Ma peaks ostma kiiremas korras veekannu. Ma joon kohvi ära ja siis hakkame juba liikuma õue. Okei. Pakitud, võtsin mikri ka, sest ma ei tea, kui õues puhub tuul, sest ei kuule mu jäppimist, nii et see ei ole okei. Meil on EA shake on kaasas, viskame ketsid jalga ja paneme liigendsit. Õues Liisu läks juba tööle, ütles, et õues on hea ilm. Magasin täna nii hästi. Mida vittu, oota. Yo bro, mis see on? Kellegi läks pidu jõlevikaks eile. Äkki peaks tagasi teil koju kaasa võtma. Uued bokaalid, värgid, särgid, Coca-Colat juua. Coca-Cola, Pepsi-Cola. Nii, milline ilm, teile mitte muidnigi praegult. Okei, nüüd vähemalt näete midagi. Õues on nagu mega hea ilm, Liisu ei valetagi mulle. Aga see, et ma tulin pusaga välja, see on üks fucking suur miinus. Sest ma juba tunnen, kuidas mu perse higistab rävedalt. Mis kell on? Kohe vaatame kella ka. Ma unustasin käekella käe peale panna. Ja teate, mida see tähendab? Me oleme fucking tagasi koju. Sest ilma käekellata ma ei tule kodust välja. Sest kui käekell pole samme arvutanud, siis sa pole samme teinud. Nii et lähme kohe tagasi. Täiesti perses. Vaat see haugi mäluna, see on kohutav. Ma näete mitte midagi. Okei, nii, käisime kodus ära uuesti. Kell näitab meile 9:36. Ehk siis mu fasted sammud on umbes, see on nagu, ta peaks olema pool tundi, ma järjest kõnnin. Eks mingi 3,000–4,000 sammu. Aga täna võib-olla tuleb natukene rohkem, sest ma pean kana ostma poest ja siis veel süüa tegema ja eks saab veits rohkem samme. Aga mõtlesin, et räägin teile üldse, mis vahepeal toimunud on nädalaga. Ega ausalt öeldes midagi pole väga toimunud. Kaal on liikunud natukene allapoole. Kui ma eelmine nädal kaalusin terve aeg 89,9, siis praegune kaal on seal 88,9, 89,3, umbes seal vahemikus. Et on ikkagist keskmine on väiksem. Lisasime natukene samme juurde ja kardi jätsime samaks, võtsime toitu vähemaks. Siuke juba on täitsa kõht tühik ja mõtlen vahepeal toidust ka, et natukene nagu läheb raskemaks, aga see ongi selle asja point ja seda ma ju ootasin. Ma mäletan, kui mul oli see hooväline aeg, viimased mingi 4 nädalat. Oi, kuidas ma tahtsin dieeti, te ei kujuta ette. Ma ei suudnud üldse süüa enam, mul nagu toit ei läinud sisse lihtsalt. Ma mõtlesin välja, et kuidas saada nagu toite veel kergemalt süüa, et mida ma võiks süüa, et oma süsivesikut täis saada. Ja siis lõpuks ma sõingi mingi pakk sefiiri päevas. Sitaks riisi kõike, aga ikka nagu mu kõht oli nii täis kogu aeg ja ma ei saanud mitte midagi teha. Pidin ärkama meelega mingi kell 6 hommikul, et süüa ja
viimast toidu kordasin kell 12 õhtul, et see on täiesti crazy. Ja nüüd jälle see, et kõht on tühja, mõtled, et kurat, tahaks süüa, aga ei saa. Vot see meeldigi mulle selle spordi juures nagu kõige rohkem, et see on siuke üks kord on nagu üks, teine kord on teine. Et seda vahepealset justkui nagu ei olegi. On, aga see on hästi väikest aega. Mul on nii hea meel, et inimesed, kellega ma ei suhtle, keda ma isegi niimoodi pole kunagi päriselus näinud, olid kirjutanud mulle Insta DM-i, et kui lahe see video oli, et neile väga meeldis seda vaadata, et ma võiks nagu edasi filmida, et see on nagu mad respect neile, kes kirjutasid, sest väga armas. Sest ma ise mõtlen, et mida siin ikka vaadata on, et mu elu on ju nii igav. Teen trenni, vahepeal käin tööl ja ma ei tea, räägin mingid mõtetud jura siia lihtsalt, aga inimesed vaatavad ja mul on nagu mega hea meel selle üle. Et üritan edaspidi ka pingutada, rohkem filmida. Nagu ma juba rääkisin, et tahaks ideaalis iga pühapäev mingi video teha, et oleks mida vaadata teil. Ma võib-olla unustasin mainida üldse. Täna on meil neljapäev. Neljapäev on täna mingi 8. augustist või ma ei tea isegi. Ei ole 8. 6. august on, sorry kutid. Suvi on möödunud väga kiirelt, väga töiselt, aga pole midagi, et see on ka nagu väga suur pluss, sest lähemal on september, oktoober, seda lähemal on võistlused, nii et ma ootan seda, et minu jaoks see suvi nagu polegi nii tähtis nüüd. Oleme poodi jõudnud juba, siis ma just avastasin, kelle on nii vähe kõik poed kinni veel. Õnneks ma pean ainult kana ostma, nii et selle jaoks on Lidl lahti, aga olemegi Lidlis. Ei saa aru, miks need kärud nii suured on? See mahub kogu mu eluna. Mul on vaja lihtsalt kanalast, andke mulle väike käru. Sõbrad, seis on sitt. Lidlis on kana otsas. Mida perset? See on küll halb. Aga pole hullu, õnneks siin on Selver ka. Nii et lähme Selkusse ostame sealt. Aga nüüd ma pole seda tšekki, ma ei tea, kus ma välja saan siit poest. Okei, lähme siit välja. Jookseme nahku nüüd. Mu kõht on juba nii tühi, see on kohutav. Käisin juba analüüsi andmas eelmises videos, siis kõik analüüsi tulemused on korras, et tervis on väga hea. Õnneks Selkus on minu suuruselt kärusi ka, ne. Vot see, that's my size, ne. Tegelikult mega nice on see, et ma kunagi nagu, ma ikka veel kardan filmida nagu teiste inimeste juures või kui teised inimesed on mu lähedal. Rääkida mingit täiesti lolli juttu siia kaamerasse. Aga need 2 videot, mis ma olen juba teinud, see on tohutult seda parandanud. Et ma praegu ka kõnnin poes ringi, ma vaatan, kuidas siuke tunne, et kõik vaatavad mind. Eriti natukene nagu vanemad inimesed, siis nad ei saa üldse aru, mida ma teen. Miks ta kuradi tööl ei ole? Et täna on neljapäev, kell on mingi 10 hommikul, et tööle raisk. Opa, vaadake seda pulli. Broileri rinnafile. Paneme kohe 4 karpi. Loodan, et üldse kuulete mind, kuna see kuradi käru teeb nii hullu häält, et ma ei kuule ise ennast isegi. Meil on 4 pakki kana, 1 kilekott ja kokku läheb 12 rutsi. Piiks raha läheb. Praegu ongi plaan selline, et jõuame koju, peaks kohe tegema kana valmis, siis saaks süüa oma hommikusööki. Võib-olla nii kaua, kuni ma kana teen, siis teen samme veits. Parem karjub mu ees. Kui kana valmis, sammud valmis. Sööme ära, kui kõik on söödud, siis peaks tegema veel samme veits. Ideaalis kell 9 jõuda juba saali. Et siis ma saan rahulikult teha trenni, ei pea kuskile kiirustama. Peale trenni saan süüa ja minnagi juba massaaži. Ja Liisu töötab täna mingi kella 6-ni, poole 7-ni, et loodan, jõuan talle ka järgi. Liisu on olnud väga tubli ka viimased päevad, et on hästi palju tööd teinud, vähe maganud. Tahaks talle üks üllatusega teha, nii et peaks käima lillepoes, ostma Liisule lilli, et ta tuju tõsta veits. Loodan, ma jõuan enne saali tehtud, sest peale saali läheb jõle kiireks sellega. Meil on veel plaanis Liisuga teha koos üks video, kus me lähme toidupoodi, teeme siukse suurema ostu, näitame, mida me ostame kõike, kui palju me ostame, kui kauaks meil seda jätkub, kui palju meil selle peale raha kulub, et kui 2 nii-öelda kulturisti elavad koos, kes valmistuvad võistluseks, et kui palju neil raha siis päriselt söögi peale läheb. Selle video jaoks ma panen esmaspäeval äkki, see video tuleb pühapäeval välja ja esmaspäeval äkki panen Instasse polli. Ja te saaks küsida lihtsalt küsimusi nii minult kui ka Liisult ja siis seal video jooksul me vastame neile. Et oleks natukene huvitavam. Nii et olge valmis, millalgi see poll tuleb sinna.
Aga meil on väga hea meel, kui te küsite meilt midagi huvitavat ja saame vastata kõikidele küsimustele. Nii spordi kohta kui ka, ma ei tea, mingil määral lihtsalt, kuidas meil elu läheb ja mis meil plaanid on ja siuke kõigest ja kõikene. Kana on juba ahjus, kell on saanud 10.24, kell on tegelikult üpris palju. Kui ma pean küll üks saali minema, siis tegelikult peaks kiirustama. Kõigepealt võt üldse süüa, vaja panna see riis, mis siin sees on kuutekarpi. Kui see on pandud, siis juba hakkame sööma. Me võime panna kana meil ei ole, kalakarpi. Juurikad ka siia. Mul täpselt ühe portsi jagu juurikuid. Täna on nagu kiire päev. Ma ärkasin väga hilja. Mulle meeldib hilja ärgata, aga täna on see päev, kui ma ei oleks pidanud nii hilja ärkama. Suhteliselt väga trenni minna. Aga pole midagi, jõuame kõik tehtud. Loodan, et praegu pea ka üldse ei tööta. Kuusa jutt, mis ma täna räägin või praegu hommikul olen rääkinud, on üldse okei. Ananas. Ja nüüd me kaalume siia täpselt nii palju kui vaja on. Kes veel ei tea, siis hommikuti ma joon C-vitamiini ja rauda enne hommikusööki. Head isu teile, kes söövad. Loomulikult, kes ei söö, siis hakake ükskord sööma juba. Davai, head isu. Tšau. Vahepeal kell on saanud tegelikult juba 12.30. Mul oli sõin ära, siis tegin veits samme, tegin natukene tööd, pidin vastama seal natukene. Nii kiireks läks, et ma ei jõudnud mitte midagi filmida. Praegu siis panime karbid valmis, see on siis kana 150 grammi valmis kujul. Seda ma söön peale trenni, see on mu uues toiduplaanis. Ning see on siis toidukord 3, sest vahepeal ma sõin ühe toidukorra, see on 3. toidukord. Selle me sööme peale trenni, enne seda kui lähme massaaži. Siis võtsin trenni kaasa EA shake'i, mida ma joon enne trenni. Ning praegult lähmegi kiirelt, käime lillepoes, käime Liisule lilled, liigume saali, teeme trenni ära ja juba siis lähme massaaži. Jõudsin siis Liisule lilled võtta, ma loodan, et keda ümber ei lähe siin autos. Ja nüüd on aeg minna Spartasse trenni tegema, sest ma vaatasin kella. Kell on juba 11.50, ehk siis mul on 10 minti aega ja siis ma jõuangi kell 9. Nii et peaks kõik ilusti valmis jõudma. Aga davai, liigume edasi. No nii, olemegi jõudnud Spartasse. Täna on jõle kiireks kõik läinud. Läheme pumpame korralikult selga. Ma ei tea, kui palju ma filmin, kuna ma hommikul juba jäppisin nii palju, et ma ei taha, et see video kestaks mingi terve igavikute jaoks, nii et vaatame jooksvalt. Aga kindlasti näitan kõiki harjutusi ette ja võib-olla räägin midagi lisaks. Lähen vahetame riided. Olemegi jõudnud Spartasse, siis juba saali vahet, riided on vahetatud. Õige aeg on see energiajook ka poppida. Täielik keemia ikka. Nagu alati, teen soojaks jälle ja siis hakkame juba pihta. Hakan teha teine töö seerias. Vaatame, palju tuleb ja kuidas tuleb. Sitaks ja õla tagumine osa, põlev raisk. Esimene harjutus on tehtud. Hakkame tegema teist harjutust, tegin soojendus ära. Lõuatõmbed siis lisaraskusega. Üritan teha 6-8 kordust hästi ilusa tehnikaga. Ja siis vaatame, kuidas ma teen seda. Päris hea. Võib-olla tahaks isegi juurde panna. Pumpcover on siis maha lellanud juba. Meil on viimane tööseeria. Proovin raskust säilitada, vähemaks ei pand. Vaatame, kuidas tuleb, et teeks 6 ära, raskuse maha ja panen ilma raskuseta veel paar tükki otsa. Mida vittu, kui raskus oli. Võtame lisaraskuse maha. Mul jää mu jalg.
Oi plää, crazy. Selg on nii täis. Käed on ka veits, lõpus oli raske juba. Aga see oli päris hea. Nii, siin on meil järgmine harjutus. Tõmbest nagu lat pull downi, aga erinevate käepidemetega ja üks käsi korraga, et keskenduda just ühele selja poolele palju rohkem. Et mulle väga meeldib see harjutus. Näitan teile ette ka, kuidas ma teen seda. Siin on meil viimane tööseeria ja siis juba liigume edasi järgmise harjutuse juurde. Türha, kui raskus oli. Sitaks hea. Üks käsi veel ja siis on kõik. Järgmine käsi. Järgmine viimane käsi siis ja siis selle harjutusega on ühel pool. Valmis teen. Nii, järgmine harjutus. Ühe käega row'id. Teeme siin 4 seeriat. Praegult juba üks on esimene tehtud. Teeme teise seeria koos. Näitan teile. Sõrad, järgmine harjutus. See on täna kuidagi nii umnev õhk, kui lihtsalt ei ole. Ja siis see hitib pähe nagu nii hullult. Aga soojendusseeriad on tehtud. Teeme esimese tööseeria, vaatame, mis ta läheb. Võib-olla paneme raskust juurde, võib-olla ei pane. Võtame nii nagu on. See nädal on meil niikuinii siuke natukene kergem, et raskused on kergemad. Kordusi sama palju, aga siuke hästi rahulik tehnika, hästi kontrollitult. Vaatame, kus ta läheb. Et ma tean, peale seda rasket trenni ootab mind ees üks mõnus duš, saun ja massaaž. See on eriti nice. Täitsa perses, kui hea. Järgmine harjutus on meil pullover kaabliga. Vaatame, kus seda läheb välja. Oi kui hea see on, oi kui hea tunnetusega see on. Камера работает сейчас? По-моему, сейчас нет. Козёл. Фу, блядь. Just do your fucking job! Vahepeal tegime ühe seeria ära, teine seeria. Raskus on 14 kilo, päris hea on. Rohkem pole nagu mõtet võtta, pigem teen kontrollitult ja ilusti. Trenni saime ilusti tehtud. Päris kiireks läks lõpus, ma ei jõudnudki üldse palju rääkida. Kell on juba 15.30, mul on pool tundi aega massaažini. Õnneks sinna sõidab ainult mingi maks 15 minti. Ja nüüd ma söön oma kana, see peale trenni kana. Ja siis juba hakkamegi sõitma, mis trennist rääkida veel. Trenn oli päris hea, tunnetus igas harjutuses oli siuke, ütleme 90 oli keskmine. Mulle väga meeldis. Pamp oli päris hea,
et ei tundnud täna ennast isegi nii väiksena. Ei ole kaua lihtsalt teen, kui ma filmin, siis ja nagu natukene ikka mõtlen selle peale, et keegi vaatab mind või keegi mõtleb midagi. Tegelikult on täiesti pohhu, mida keegi mõtleb lihtsalt. Sa pead tegema seda, mis sulle meeldib ja ei ole vahet, mida teised arvavad. Aga jah, nüüd söön oma kana ja liigun oma massaaži. Head isu teile! Massaaž ongi läbi. Nii mõnus oli, nii mõnus. See 90 minti spordimassaaž on ikka crazy. Niimoodi mudis mind väänas, et paakab. Aga jälle, kohe on nii palju kergem olla kõik mu need valusad kohad, mis mul on. See trapetsi probleem, alaselja probleem. Kohe istuti maha ja siuke, hea on olla. Sõin kohvi ka. Kell on juba 17:40 ja Liisu peaks 50 mitte pärast töö lõpetama. Ma loodan, ma jõuan koju, jõuan söönud ja jõuan talle järgi. Või siis me räägime, et tuleb ikka bussiga. Õnneks ainult 10 minti on vaja talt töölt sõita, et ei ole nagu kaugel. Aga eks näis, kimame koju ja vaatame edasi, juba kõht on mega tühi. Olengi lõpuks kodus. Rääksin just Liisuga ka, kahjuks ei jõua talle järgi. Ta juba lõpetab, kui kell on alles 18:10 või ta juba lõpetas, et ta nüüd panemgi riidesse ja hakkab liikuma kodu poole. Aga õnneks ta läheb bussiga ainult 10 minutit, nii et ma jõuangi täpselt ära söödud ja siis ta ongi kodus. Nüüd on 3. toidukord, kuigi kell on juba 6 läbi ja ma söön alles 3. toidukorda, et see on tegelikult ülis sitt, aga samas mõnes mõttes on hea, sest ma saan õhtul rohkem süüa, aga siin jah, meil on riis, kala, rohelist, ananassi ja siis liisulilled ka seisavad juba. Nii et jah, hakkame sööma ja näeme juba millegi näemene. Liisu oli vahepeal koju jõudnud, sõin oma 4. toidukorda ja nüüd me läheme jalutama. Vaadake seda ässa. Flexi piitsa veits. Näita keera ümber, näita oma steroide. Opa, täitsa puits, kui suur sa oled. Kõik kardavad sind. Ta on nagu mu turvamees, vaadake. Ta käib mu ees, ma olen siin taga. Mul hea safe, vaata. Tühi ja jumala tühi oled ikka. Aga mul on tehtud praegu 11 000 sammu. Ehk siis ma plaanin teha veel mingi, mul on vaja 18 000, ma arvan, teeme Liisuga praegu vähe suurema ringi ja siis juba tuleme koju tagasi. Aga enne seda oleme käime poes, ostame Coca-Colat tee peale. Bum. Liisu ostis meile Coca-Colat. Aitäh. Palun. Aitäh. Coca-Cola. Ja nüüd me läheme selle mutandiga jalutama. Viin looma välja. Koera õue. Meil on juba jalutatud 40 minutit. Me hakkame vaikselt liikuma kodu poole, käime poes läbi ja kokku tulegi meil siuke mingi tund 10. Eks ju, Liisu? Mingi tunnik. Näitame. Liisu teeb paar puulappi ka meile videosse. Saate ilusat selga näha. Täiesti perses, mis elukas ta on. Mul on piinlik temaga väljas käib, vaadaks seda venda. Väga crazy. Kõik vaatavad siin Liisu, lõpeta ära. Palun lõpeta ära. Aitab küll. No, flexi nüüd. Okei. Normaalne. Ei saa. Ei saa näidata. Väga hea. Läheme ma teen ka mingi jalapressi või eits. Ei pea käima Spartas, saab siin treeni tehtud. Vaada kui hea see on. Mis filmid mu nägu. Plateau Power. Tule su õlg on nii haige. See õlaharjutus. See õlaharjut. Aga see on väga mõnus. Sul isegi jalg külje pealt triibud juba. Jep. Okei, aitab küll, lähen minema, palun. Palun, lähen minema. Ma tahan koju. Jõudsimegi Liisuga koju. Käisime jalutamas ära. Kell on saanud 9 õhtul juba. Jalutasime umbes täpselt tund 15 kokku. Sellega me saime 17, põhimõtteliselt 18 000 sammu. Eks me tegime Liisuga mingi 6 000 sammu. Ning nüüd on siis 5. toidukord. Peale seda on 1 toidukord veel. Ma arvan, ma söön kiiresti ära. Liisu peseb ennast. Siis ma pean kööki koristama natukene.
teen võib-olla veits samme juurde ning siis sööme ära ja hakkame sättima juba magama. Head isu neile, kes söövad ja need, kes ei söö, hakake sööma. Okei, nii kaua kuni Liisu sööb, vaatab telekat, siis koristan veits kööki, siis peaks juba 6. toidukorda sööma ja sättima magama. Okei, davai, hakkame kiirelt koristama. Köök on puhas ja nüüd on aeg teha riisi. Meil on praegu siis 490 grammi kuival kujul. See on terveks päevaks, ma teen 6 toidukorda. Nii, kui riis on kaalutud, pesen riisi läbi ka mingi 2-3 korda. Ja siis see tärklis või mis iganes see seal sees on. On Liisu tärklis või? Siis see tärklis kaob minema sealt ja see on palju parem. Aga samas, ma ütlen teile, see Prisma riis, see basmati oma, see ei olegi väga palju tärklist, et see vesi on suht läbipaistev juba nagu kohe. Ega rohkem pole midagi, kana on valmis. Praegu on vaja veel riided panna kuivama ja siis ongi kõik, hakkame sööma. Kell on saanud vahepeal 22-25, viimane toidukord. Siis sööme selle ära, lähme pesus, peseme hommik puhtaks, võtame vitamiin ja lähme magama. Ja järjekordsel head isu teile ja need, kes ei söö, siis hakake sööma. Ja ongi siis meil järjekordne päev lõpule jõudnud. Sain oma toidud söödud, pesus käidud, kõik on tehtud ning viimane asi on nüüd need tablakad sisse võtta ja siis saab juba sättida ennast magama. Kell on meil 22.58, mis tegelikult ei ole väga hilja. Liisu läks magama juba, ta peab homme hommikul tööle minema. Mina olen see, kes tööle ei pea minema. Ma ei pea nagu nii vara magama minema, aga Liisu juba magab, nii peab vaikselt olema. Mul on väga hea meel, kui sa vaatasid selle video lõpuni, et ma loodan, et ma suudan anda sulle ka mingit motivatsiooni alustada treeningutega või ma ei tea, muuta enda elustiili paremaks. Kuidagi olla vaimselt sulle toeks, mingil määral, ma ei tea, kuidas küll. Loodan, et sa võtad mingisugust õppust, võib-olla sa ei tee minu vigu, võib-olla minu jutus saad teada midagi, mida sa enne ei teadnud. Ning kuule, aitäh sulle, et sa vaatasid, pane like, subscribe'i kanalit ning sa võid alati kirjutada kommentaaridesse, mida sa tahaksid veel näha. Aga okei, kuule, davai, hea tööd!